Tšau kõigile, täna jälle Merka siin ja käes on meil siis kolmapäev, 2. märts juba ja mul on käsil siis rasedus 28. nädal ja ma lähen sünnitama siis või umbes 23. mai, seega kuskil 2,5 kuud niimoodi on jäänud, et üldsegi mitte palju, et kui ma rase poleks, see aeg läheks niimoodi, aga praegu läheb natukene aeglasemini. Üldiselt mul läheb väga hästi, enesetunne on hea. Ma ostsin endale ka siis selle rasedusbandaaži. Kas te tahate näha seda või? Ma ostsin selle apteegist, see on tavaline Gerda bandaaž ja seda soovitati mulle kõige rohkem. Ma vahepeal siin Instagramis uurisin ja põhimõtteliselt, et ma panen selle niimoodi siit alla ja tegelikult juba sellest mulle piisab, et ma isegi väga kõvasti ei pea seda panema. Ja kui ma tahan nagu mingisuguseid kodutöid või koristamisi teha, siis see päris kõvasti aitab. Mingi periood läheb jälle ebamugavaks, siis ma võtan selle ära, aga üldiselt ma soovitan. Ma panin ka aja endale teipimisse kinni, aga kuna ma jäin vahepeal haigeks, siis ma selle tühistasin ja kuna ma olen suht ikkagi 2 kuud jäänud, siis ma mõtlesin, et juba on targem seda bandaaži kasutada, sest mul on tunne, et see aitab kuidagi rohkem. Anyways, asume asja kallale. Ma tellisin Juumist siis pisikesele beebitüdrukule asju, mida minu nägemuse järgi siis meil vaja läheks ja mis oleks nii-öelda kasulikud asjad. Siin on mul osad tooted, ma tellisin muidugi juba veel asju, sest nagu... Ja vaadake, kui nunnu kohvitass mul on siuke roosa. Mul venna kinkis jõuludeks, see on mu lemmik. Aitäh, venna! Ja mul on venna, ja ta on minust aasta noorem. Nii tore, kui sul on vend või õde. Ja nüüd Rovule tuleb ka vend. Vend? Miks ma vend ütlesin? Õde! Okei, las ta jääda. Wow. Esimene asi on siin paki sees. Mul on kõik asjad suhteliselt paki sees. Ma sain eile need kõik asjad kätte. Seega ma natuke piilusin, aga ma pole neid päris lahti võtnud. Esimene asi, mis ma väga tahtsin, oli beebipesa. Roveniga mul ei olnud üldse beebipesa. Ma hoidsin teda... Kus ma hoidsin teda? Põrandal või? Mingi tekkide peal. Mul oli mingi see mängukaare alusmatt ja ma hoidsin teda seal peal ja diivani peal, kui ta veel ei keeranud ja voodi peal. Aga ma kahetsesin, et ma seda pesa ei ostnud, sellepärast ikkagi, kui ta hakkab nagu keerama, siis ta võib ennast keerata diivani pealt alla, mis iganes. Seda ei tea mitte kunagi, mis päeval see juhtuda võib ja mul 2 korda juhtus ka seda, kui ta oli hästi pisikene, ta veeres mul lihtsalt padja pealt alla. Ma olin täielikult šokis, ma ei taha sellest rääkida. Seega beebipesa seekord kindlasti must have. Ma arvasin, et ta tuleb ikkagi natukene väiksem. Ja siin on kaasas siis ka selline väikene padjakene ja siin all on selline lipsukene, seda saab siis lahti ja kinni teha, et juhul, kui ta siis suuremaks ka kasvab, et saab seda hiljem ka kasutada. Tal on suhteliselt pehme põhi. Ma ise oleks tahtnud, et oleks natuke tugevam põhi, sellepärast, et juhul, kui ta isegi jääb siin tuttu, siis ma saaks panna selle tema beebihälli nagu tuttu, aga üldiselt pole nagu hullu. Ja ühesõnaga see on praegu kõik, mida ma oskan soovida ühest beebipesast. Või mul pole neid varem olnud, ma ei oska neid hinnata, aga tundub, et see on asjalik. Ja ma mõtlesin, et seda on nagu enda kõrval tudumise ajal ka hea kasutada, kui ta mul kõrval magab, et siis ma talle ei veere peale või mis iganes. Et vaatame, kuidas see kasutust leiab. Järgmiseks on selline asi. Ja teeme selle lahti. Kui nunnu. Ja see on selline beebitekikene. Aha, ma üritan ilusti näidata. Selline beebitekk. Te teate kindlasti neid tekikesi, kus siis on siuksed mummukesed ja siis on selline pehme. Teeme lahti. Ja selline nii suur on ta siis. Kusjuures see on täpselt paras, et mitte liiga suur ja mitte liiga väike.
et just ideaalne ja see roosa värv on nii armas lihtsalt. Ma saan tüdruku. See tekike on üliarmas, siuke pehme. Vaadake, kui armas see on. Okei, sellega ma olen väga rahul. Väga rahul. Ja neid tekikesi asju läheb päris palju vaja. Neile peale panna, neile külje alla panna ja mul on Roveni ajast ka mingisuguseid tekikesi veel alles, seega ja kõik läheb kasutusse, vankrisse, hälli, tead, esialgu on neid ikkagi väga palju vaja. Nii armas ruusu. Järgmisena siis selline kotike, teeme lahti ja siin on siis sees 1, 2, 3, 4, 5 musliinlappi ja kõik on roosad. Kas ma olen natukene roosaga üle kätte läinud vist juba? Ei usu. Ideaalsed tati pühkimiseks. Roven oli pisike, ta ajas mul kogu aeg seda piima üles, tal oli päris, see refluks oli pidevalt, kogu aeg tuli lihtsalt piima, et ma pidin neid põllesid kandma tal ja lihtsalt need lapid olid igal pool. Siin on siuksed konksud ka, mis on nagu väga hea riputada kuskile, siis on nagu käe pärast võtta, ma pesen need kindlasti läbi ka, aga ideaalne. Neid läheb hästi palju vaja ja see materjal on väga hea, sellepärast et see tõmbab seda piima väga hästi sisse ka, et kindlasti lapikesi koguge. Ja siin on üks imearmas lutikene. Vaadake, ma valisin välja siis sellise krooniga, kuldne. Seal on erinevate mingi Mikki hiirega ja Minni hiirega ja saab ka siis nagu nimetähega, aga ma võtsin selle krooniga, see on siuke nagu neutraalne. Ja siis kaasas on ka selline ripats, et millega saab siis riiete külgedel selle luti kinnitada, et see lutt kuskile maha ei kuku või ära ei kao, et need, kuidas need öeldakse, luti kinnitused või? Ma ei tea midagi enam. Need on suht vajalikud asjad, sest ja mingi periood nad hakkavad täiega neid asju loopima ja viskama. Aga jah, paned siia talle selle niimoodi külge ja siis panen. Ja siin on siis mõlemal need kroonid. Hästi ilus on ju. Kuldsega on nagu kõik. Minu arust väga ilus. Ja Rufi tahab seda juba kindlasti endale ka suhu proovida. Ma juba tean. Nonii. Näita siia poole ka. Ai, kas sulle meeldib või? Aga see, kelle lutt see on? Tita oma. Aga miks see sinu suus on? Kas sa annad Titale ka seda või? Oh, väga tere. Nii armas oled. Minu beebi. Selles suhtes ma isegi ei tea, et kas Peepsu tahab seda lutti tõmmata, et see on täiesti katsetamise asi, et milline luti ots millisele lapsele kõige paremini sobib, et maitse asi. Aga eks neis lihtsalt armas on. Järgmiseks on siis rinnapadjad. Ma ei tea ühegi toote nimetust normaalselt. 40 tükki peaksin siis olema. Nad on kõik eraldi siin pakkide sees millegi pärast. Uurime kohe lähemalt. Siukses kilepakendis. Võtame ühe lahti ka, milline välja näeb ja kui suur ta on. Täpselt õige suurusega ja taga on siis see kleeps ka, et saab ilusti riide külge panna ja siis ta püsib. Ma kasutasin mega kaua neid rinnapatju. Mul rinnad lekkisid, ma ei tea kui kaua. Mingi 8 kuud, 7 kuud. Kui mitte rohkem. Mul oli tõesti juba sellepärast, et nii tüütu on tegelikult neid kanda ja sa ise tunned kogu aeg seda piimalõhna. See ajas suht nagu natukene ökima vahepeal juba. Sest sa lihtsalt muud lõhna ei tunne kui ainult piimalõhna. Seda aega ma nagu ei igatse, aga see läheb mööda. Kõik läheb mööda. Rasedus läheb ka mööda. Lapsed kasvavad suureks. Neid saab poodidest ka igalt poolt, aga ma mõtlesin, et ma tellin siit ka, et
neid läheb alati vaja. Ja mul on plaanis rinnaga imetada, ma Rovenit imetasin aasta 6 kuud ja seda pisikest uut nüüd vaatame, kuidas temal läheb. Võib-olla tema tahab üldse varem lõpetada, ei tea. Võib-olla tema tahab 3-aastaseni, ei tea. Seega vaatame, mis saab. Nii tore on, kui sa mitte midagi ei tea. Ups. Ja järgmine on siis selline. Ja selle puhul on tegemist siis voodi pehmendusega, äärisega. Kõik on roosa. Ma tellisin selle roosa baldahiini kaardina ka. Okei, siit tulid mingid nöörid välja. Miks need lahtiselt siin on? Okei, siis et vastavalt soovile saad siis kinnitada ilmselt. Ma võtan need siit ära. Aga jah, vaatame. See näeb välja siis selline. Ma triigin need ära, pesen ilusti ära. Ei haise. Ja ma vaatasin üle, et see katab siis voodil kõik 4 külge peaks ära katma, mis on väga positiivne. Ja kuna ta on suvelaps, siis ma tahtsingi sellist õhulist. Mul olid Rovenil sellised paksemad äärised ja räägitakse, et siis nagu sealt väga õhku läbi ei käi ja lapsel on õhku vaja, kui ta imik on. Seega jah, et need õhku läbi laskvad ääristused on nagu paremad selles suhtes. Ja muidugi, kui ta lööb nagu käsi ja jalgu sinna vastu, siis pehmem oleks parem, aga samas ma pole seda kunagi proovinud, seega proovime. Ma tahaks teile näidata väga, kuidas need voodi küljes välja näevad, aga meil ei ole veel beebivoodit. Ma ei ole leidnud sellist sobilikku. Ja kuna mul on natuke aega veel, siis ma ei taha teda väga siia jalgu panna, sest siin on isegi vähe ruumi ja praegu on natukene vara veel. Järgmine asi on siis white noise machine. See on siis eesti keeles valge helimasin või? Müramasin. See on selline summutav heli, mis sa paned, et kui sa tahad, et laps jääb näiteks magama, väljas on mingisugune heli, müra, inimesed räägivad teises toas, et see summutab seda heli. Mäletan, kui Rovenit ootasime, siis Kaspar kuulutas kõigile, et meie küll ei hakka tasakesi kuskil kikivarvul käima, et laps üles ei ärkaks või niimoodi, et meie paneme teleka käima ja uksed pauguvad ja värki-särki. Oli siis niimoodi? Ei olnud. Et käisime kikivarvul ja hoidsime hinge kinni, et laps magama saaks, eks ole? Sa võid rääkida palju asju, aga kui sul tegelikult endal kogemust ei ole, siis sa ei oska seda olukorda nagu hinnata. Et muidugi lapsed on erinevad, osad jäävadki magama lihtsalt sekundiga, aga osad ei jää. Nagu Roven. Ja siis tuleb kasutada white noise'i. Ja Rovenil oli ka selline kuppel, mis tegelikult tegi taevasse tähti, aga ta tegi hästi kõva häält. Seega ma kasutasin teda nagu selle masina asemel. Selline hääl siis. Ja siin on. See on päris hea. Liiklus, vesi, pissi tuleb. Ja metsahääled. Roven ilmselt samadel kellaaegadel mul ei maga peepsuga, siis ma saan beebi panna tuppa, panna selle white noise'i peale, et see summutab nagu siukseid jooksuhelisid, kõnehelisid, et mis iganes. Võib-olla ei summuta, aga no ma loodan parimat. Järgmiseks on siis selline asi, mis asi see küll olla võib. Kusjuures see on sarnane, see on siis white noise aparaat. Aga see on selline pisikene. Ma saan selle kärusse kaasa võtta. Ja kui me kuskile külla lähme või reisima lähme, et ma saan selle lihtsalt kotti visata. Sellepärast, et see on liiga suur ja raske kaasas kanda. Aga see on nagu ideaalne. Ja seda saab ka siis kõvemaks ja vaiksemaks panna, mis on väga tähtis. Ja siin on sellist 4 erinevat lauluvalikut ja muusika.
ja siis siin on samamoodi 15, 30, 40, 5 minutit. Siin on kõrval ka mingi siuke nagu salvestusnupp, aga ma ei saanud aru nagu, kuidas seda kasutada. Halloo, ma pean nagu uurima, aga see tundub nagu ka päris hea lahendus olevat, et nagu emme häälekest lasta ja väga hea seda riputada kuskile vankri külge. Minu arust see on nagu vajalik asi ja et kui sa näiteks tahad teda õues tuttu panna kuskil või mis iganes, mina kindlasti lähen taga ju maale, mul seal koerad hauguvad, mis iganes, et ja. Ma arvan, et ma leian sellele väga palju kasutust. Järgmine on siis autopeegel. See on siis turvahällile, kui laps on siis seljaga sõidusuunas ja siis saad selle peegli taha istme peale kinnitada, et siis enda peeglis sa näed taha. Kusjuures seda peeglit läheb ikkagi päris palju vaja, see on hästi mugav. Selles suhtes, kui ma taga üksinda sõitsin, siis ma ei näinud üldse, et mis ta seal taga teeb. Ma ei saanud aru, kas ta magab, seega ma pidin auto kinni pidama, vaatama, kas ta magab. Ja hästi ebamugav oli, et peegliga on kindlasti see autosõit natukene mugavam, palju mugavam. Seekord ma võtsin siis selline tuledega ja puldiga. Ma pole seda lahti teinud, seega avame koos. Wow. Siin on siis see kinnitus, mis läheb selle peatoe külge. Selline näeb välja, siis pult on selline, siuke ripatsiga ja siis puldist ta läheb siis ainult ilmselt põlema, sest siin mingisugust nuppu ei ole. Seega targem on, kui ma pulti ära ei kaota, eks ole. Juhtub esimese nädala jooksul. Lähti kinni. Natuke vist jampsib see pult ka, et ma ei tea, kui hästi ta kaugelt toimib. Ta toimib. Ma pean seda ilmselt veel laadima, aga jaa, toimib. Ja näeb nii armas välja pandakaru täiega. Tahaks seda juba autosse panna. Aga jaa, tuled on plusspunktiks. Ja see on siis kandekott. Jah, ma oskasin selle nime öelda, on see ikka kandekott või? Kanderaam. Kanderaam. No see näeb välja suht nagu kanderaam, uskuge mind, ma näitan. See on siis selline suht suur, eks ole. Ja Rovaniga mul oli kandekott ka, aga mul oli selline, mis oli paeltega käis kinni igalt poolt. Selline seotav ja ma ei saanud sellega üldse hakkama, et hoia teda ühe käega kinni, siis pane neid paelu. Minu jaoks see oli nagu täiesti aja raiskamine, sellepärast hakkas siplema ja siis võtta teda sealt välja ja siis hakka neid uuesti panema. Või see kott oli ebamugav, ma ei tea. Rovanile üldiselt ei meeldinud kandekotis olla. Ma võib-olla oleksin pidanud teda väiksest saati rohkem nagu hoidma seal, aga samast oli sündides nagu 4 kilo 300 ka, et nagu ma ei jaksa teda nii või naa päev otsa kuskil süles kanda, et ta ei ole mul mingi 2 või 3 kilone, on ju, mingi 4,5 kilo peaaegu sul kuskil kõhu peal ripub, nagu ei ole kerge. Ma vist kokkuvõttes 2 korda teda kandsin ja siis andsin Kasparile. Nii valus on liikuda, andke andeks. Nii. See on siis krõpsuga ja siis selle pandlaga. Muidugi mul on kõht ees, et siis nagu väga halb on aru saada, aga siin ees on selline nagu metallist lauakene. Nii, oota, ma vaatan, kas ma saan selle pandla ka panna. Pannal läheb ka siis. Neid saab sättida, mida ma ei hakka tegema praegu. Aga siin on siuke toetuspind, kuhu beebi saab oma pepu siis panna. Ja minule endale siis toetab see selga ka. Et peepsu paned siia vahele siis. Siin on igasugused need kinnitused ja asjad. Ja siit lähevad siis need üle õlgadele. Ja läks suht kinni, enam-vähem. Ilmselt saab ka paremini panna, aga mul ei ole väga kogemusi, seega ma pean katsetama. Tere. Mul oleks vaja midagi siia sisse, mingit mänguasja. Kui päikest väljas ei ole või vihma ei saja ja vaja tuulutada on, siis võtad selle ära. Päris kergelt tuli.
ja siis ta saab siin niisama olla ja siin on ees väike tasku ka. Väga armas, siia saab panna snäkke. Snäkke. Ja siin on muidugi siuke väike kotike ka, kuhu saab ka asju panna. Emmede paradiis on ju, igale poole asju vaja panna. Mingi mähkme saad tagavara mähkme panna. Aga jah, siin on vaadake siuke toestus. See on täiega lahe minu arust. Ja ma arvan, et ma leian sellele päris palju kasutust ka, et võib-olla seda ma kannan ise ka rohkem. Seda saab siit ka niimoodi lahti võtta. Paned lihtsalt kõhu peale, hoiad teda siin kõhu peal, et isegi nagu see on juba siuke suur toetuspind. Vaadake, siin on ka mingisugune tasku veel. Need taskud tulevad alati abiks, siia saab veel komme panna. Väikse beebilapi saab siia sisse panna ja sest võib-olla tal tuleb tatikest ja siis läheb seda vaja. Okei, ma ei jaksa enam rääkida, ma juba hingeldan. Aga need olid kõik asjad praegu, mis mulle juumist siis kohale tulid. Ma tellisin veel asju, mida läheb kindlasti vaja siis natukene hiljem ka. Et ma näitan teile, kui need kohale jõuavad natukene. Läheb aega, aga ma loodan, et teile meeldis see video ja ma loodan, et ma sain su päeva natukenegi rõõmsamaks või paremaks muuta, et natukenegi ära unustada see, mis praegu maailmas toimub. Aitame üksteist, hoiame üksteist ja kohtume juba järgmisel korral, nii et tšau!